Tšau, barbekassad! Tšau! On veel olemas pärast kõiki neid aastaid lihatükke, mida siin kanalil enne nähtud ei ole. Ongi nii, jah? Jaa. See siin on veisepõsk. Veisepõsk on äärmiselt imeline barbekütükk. Delikatess, aga sa pead arvestama olenemata sellest, et need tükid ei näe siin väga suured välja. Sa pead arvestama päris olulise ajakuluga ikkagi. Sellepärast, et nad lihtsalt küpsevad nii kaua. Põhjus siis on iseenesest lihtne. Siin on peal keelme osa, aga see siin ei ole ainult peal. Siin on tohutult kihte ja kõik need on siis sellised. Mida me teha saame? Me ei rapi teda ju täiesti laiali, mida saame võtta ära ainult selle pealmise osa, et saaks vähemalt maitsestus kuskile ligi. Ja siis kelmetega on see häda lihtsalt, nad ei tule lahti. Selleks, et see liha muutuks pehmeks, on vaja, et need kelmed laseks lahti või kiud ja ta muutuks rebitavaks või söödavaks, ütleme nii. Ja sellepärast peab nüüd vaene Martin nagu üsna palju vaeva nägema, ehk siis eemaldama need kelmed siit pealt. Katsume anda endast parima loomulikult. Et võtame keelmed ja kõik selle... Kelmed? Kelmed või keelmed? Vahet ei ole, kõik saavad aru, millest jutt käib. See on YouTube, mitte ERR. Jah. Siis täna me proovime nendega minna niimoodi, et meil on ahi pandud praegu 130 peale vist. Õigupoolest on ta vist 120 peale, me läheme ligi, siis paneme suitsu lisaks ja anname kohe, tõstame korraks sisu välja, paneme suitsu sisse ja 130. Jah, on ta põhimõtteliselt hetkega 130, sest tuli saab nii palju pauku peale. Siis seal küpseb ta meil circa 4 tundi, ehk siis me hakkame vaatama tegelikult mingi hetk seda sisetempi, et see peaks jõudma 100, mitte 100, ei jõua. Ta peaks jõudma circa 70 kanti ja siis me teeme wrappi, et sel hetkel see tükk enam veiseliha üldse väga hästi enam suitsu ligi ei võta. Et pole mõtetada seal paljalt seda koorikut kasvatada. Tõsi, me peame vaatama silma sellele, et oleks koorik kinni, oleks need maitseained seal kinni ja siis me teeme wrappi ja wrappi teeme siis tõsise lõhkuja, ehk siis me teeme Coca-Cola wrappi. Ja siis me laseme puruks ja ideaalis me teeme kõige lõpus võiku sellest. Jaa, see liha on ikka väga tugev. Paneme sidusaine alla. Mis ta on meil siis? Oliiviõli. Oliiviõli, jah. Noh, kuidas sina oskad? Keerasin. Jah. Mida ma keerasin? Kas sa seda oled vaadanud, et nendel on vaata selline huvitav see, et kui sa kallad siit külje pealt, siis tuleb nirinena või ühe triibuna ja kui sa seda külge kallad, siis ta tuleb suure kogusena välja. Kui päris ausana, ma ei ole selle peale kunagi mõelnud. Ma ei tea, vaata korra. Mida Martin mõtles? On näha? Jaa. Ma ei teadnudki. Võt, õppisin su käest kanatiiba sööma. Nüüd ma tean, miks õlipudeli augud on täpselt sellised. Proovime nirega siis. Kusjuures sul on õigus. I did not know this. Kus juures? See on see, et sa ostad koju endale seda überkallist selle pudeli, selle tilaga ja nii edasi. Tegelikult on siin see ots olemas. Rapsülil on ka sama. Jaa, täpselt sama. Ta on standard. On jah? Ma ei teadnud. Ma tegelikult ei teadnud. No võt. Elu on huvitav, kogu aeg õpid. Pane nüüd sõli ära ja siis paneme... Jälle nirena või? Kuidas tahad? Huvitav on. Okei, kaval. Jaa, ei, ta on mõnus, jah. Nii, maitsestame. Maitsestamiseks lähme barbekoha klassikalist teed, ehk siis base for taste alla. Ja julgelt seda
Holy seda Graili. võib ikka väga jõudnud, ma arvan panna. Et siit tuleb ürt, juttu värki. Soolavipark, mis Veisele väga meeldib. Baseford Eestis on ka, et see soolapõhine siiski oluline märkida ja... Surub see mul on väga õline. No mis siis? Võtab selle lihtsalt. Keera. Ma lihtsalt maitsain oma käega üles ja kogu lugu. Seda küll. Ja ürdid tulevad siit praegu hoolega välja. See on väga, väga mõnus. Ülemvaimu üks lemmikmaitseained nüüd ju. Sealihad, värgid. Sina said ka, ma tegin ju seda pulled porki sellega lausa. Ja ma olen kodus kasutanud seda kogu aeg. Kõige peal. Kõige peal, jah. Kartulid. See on otsas, everyday on otsas, kõik on otsas kodus. Nüüd teen kõik SPG-ga praegu lihtsalt. Nii, paneme nad mingisse vanni lihtsalt ja... Paneme siia samma vanni, me pärast paneme selle sisse läheb. Ja lähme grillile. Ma panen. No. Nii, paneme siis... Paneme mõned veel. Õunaklotsi siis. Siin otse ja siis paneme siia äärtesse ka, et võtab natuke hiljem. Okei. Kardon on väga raske juba. Nii. Jah. $130 on ahi. Ja õunasuits. Ja Martin paneb lihad peale. Ütlen nii palju taustal, et ei ole mõtet kohe selle lihasondiga ära kokku panema. Et lihasondiga nagu hirmsasti tormama hakata, sul on aega tunde veel, et las nad olla kõigepealt. Nii ja tšaubak ka, ma arvan, paari tunni pärast vaatame. Vaatame, kuidas veisel läheb. Kumbal? Vaata, kuidas põsk läheb. Kuidas põsk läheb? Jah. Põsk on parki saanud, näe. On juba kõvastunud siin natukene, aga noh. 71 on sees. Iseenesest Jep. Läheks ta ju... Täitsa räppi võiks teha ju. Aga me oleme olnud siin ainult 2 tundi koos olla. No tegelikult on piisab. No, teeme ühe triki, laseme tund aega veel, keerame need teistpidi, sest et siit reflektorplaadist tuleb alt kuuma peale. Ja siis, et see park oleks natukene, või noh, park, räägime eesti keeles. Koorik oleks natukene tummisem. Ma ise nagu tahaks, et vaata alt on tumedam, eks, et laseme selle ka. Võtta ka tund veel, ma arvan. Ta ei juhtusi mitte midagi, me paneme ta Coca-Colasse suplema nii, et lased olla. Paneme oma põsed likku, et vaata, mis nad välja näevad praegu. Temp oli 80 alla, aga noh, sondides päris sitke on see lugu, ütleme nii. Tihked poisid. Tihked poisid, jah. Et ja nüüd teeme meile siis väga vastuolise liigutuse, ehk siis Coca-Cola vann on selle asja nimi. Ja ma luban, et see Coca-Cola see mitte mingit maitset ei jäta. Ta lihtsalt on jube hea kiulõhku ja see vedelik on pigem ikkagi veisene, mis seal pärast tuleb nagu, et kui mõni nüüd ütleks, et kuule, et välismaa filmis tehakse hoopis rasvakonfii, siis ka see on mul mõttes, aga ma pean ühes väikses detailis enne veenduma. Ja arvestades meie turu eripärasid siin, siis pean jah.
oleks võistlushooaeg, siis oleks seda rasva võtta, on ju? Jah, praegu hetkel veel ei ole tulnud, aga tellitud on. On sondi ka või? Lihtsalt sond peab olema indikaatoriks meil, me lähme pärast siiski pehmuse peale, et see käetunne peab õige olema, me ütleme ka, mis see temp siis on, aga sond on lihtsalt indikaatoriks, et see juhtub kuskil 98 edasi tõenäoliselt. 103. On sinu pakkumine või? Jah. Kusjuures ma ütleks, et ma väga ei nuta, kui see nii ei ole, ehk siis ma pakun, et see võib kuskil sealkandis olla. Olles ise küpsetanud korraga 105-ni neid, siis ma nagu ei kahtle, et see võib täpselt nii olla. Nii, aga paneme masinasse ja tšaubaka veel õige mitmeks tunniks. Palju läks? 7 tundi. Umbes täpselt, jah. Kõigepealt nad olid vist siis 3 pluss 4. Jah. Cirka. Nii. Ja mis sai? Sellised said. Ja, tõmbame selle siia poole ka, siis on näha ka nüüd. Ja noh, nüüd on pehmed, noh. Ja mul on lihtsalt idee, me teeme neist võikud, aga võt nüüd on rumal pea. Jaa, oleks pidanud topelt kindlad panema. Kõigepealt puhas Coca-Cola. ei ole. Täitsa maitse on ka sulle. On häid asju maailmas. Ma ei tea, aga kus see Coca-Cola kadus? Ei tea jah, aga väga meeldiva vedelikuga on asendanud keegi selle seal vahepeal. Räägin, see Coca-Colast ei jää sealt suur midagi alles. Aga mul oli lihtsalt see mõte, et ma tahaks kõigepealt proovida teda põse üks eelised, isegi kui ta on nagu täis pehme nagu, on see, et teda endiselt saab viilutada. Ja siis mul oli küsimus, et võt, nüüd ma näitan siia kaamerasse, et siin on nüüd näha, et on seda nii-öelda läbikasvamist või seda on siin mitme koha peal veel, et seda ongi võimatu nagu remontida. Et noh, kas paned siis ainult selle, siis noh, ei ole ka mõtet, eks. Et noh, jah. Ma tahtsin lihtsalt öelda, see on meie 5. roog, mida me täna sööme. Cheers. Kuum on. Miks ma selle tegin? Kuidas sinu asjad nii kuumad saavad olla? Ma ei tea. Jop. Põsk on imeline lugu tegelikult. Tegelikult, jah. Kui sa küpsetad ta täpselt nii kaugele, eks? Ta peab olema nagu ülipehme, ta ei tohi olla nagu pude, aga ta peab olema ülipehme. Palju oli üldse temp, vaatasid sa ka? 99. 99, ei olnud 103. Ei olnud. Ma ootasin, kus juures, 97-8 juures, tunned veel, noh, see ongi, sa pead käega, selle käsitermomeetriga katsuma teda. Ja kui ta täiesti vabalt liigub, siis on õige aeg. Ja kui sa tunned veel natukene on midagi seal, siis jäta ta rahule, las ta olla. Ta jõuab sinna, kus ta täitsa vabalt liigub. Ja noh, ma lihtsalt panen siia kaamera alla nüüd ja näitan, et kui pehme ta siis tegelikult on. Nii pehme. No samas istub ilusasti viilus. Jah. No tal ongi see, et kuna ta on nii liha selline. Hea reis on. Taustal käib söömine. Nii. Nüüd ma tahan, et sa paneks surtsukese seda kastet kuskil siia nurgale.
ja siit tuleb ilge hooga muidugi. Tuleb jah. Nii, nüüd ma testiks. Aga ma ei segaks teda päris siia sisse. Ma paneks ta lihtsalt natukene võikuga kaasa. Aga teeme võiku, sest see oligi see eesmärk ju tegelikult. Tahaks sinna sisse seda panna. Ma mõtlesin jah, natuke võib-olla seda ja siis seda sisse ja siis läbi segada teha talle nagu Pann. kaste. Pole paha plaan. Pane tõrtsu seda. Nii. Ära nüüd palju pane. Keegi küsis mu käest mingi hetk rebitud veiseliha minu arust. Siis see ongi nagu, põss peaks olema odav tükk ja nii edasi. Jah. Me oleme jõudnud punkti, kus on hea, noh, mitte midagi ei ole öelda. Tehakse häid asju maailmas, isegi mina tegin. Sa ka. Õhukesed, viilukesed. Nii. Tomat peab olema. Salatipadi. Siis läheb liha. Seda on näha. No. Mis sul ära kukkus nüüd? Minul ei kukkunud midagi. Millegi küljest kukkus või? Ei, see oli see. Miks sa seda ära lased tilkuda? See on hea kraam, noh. Pane nüüd. Seda on palju. Nii, pead veel. Natuke. Nii, peame väikest rohelist sibulat. See on hea. Veel on hea, õigupoolest. Nii. Siis paneme hästi õhukeselt seda. Teeme lahti ka nüüd, et siis palju pole vaja. Natukene krõmpsu. Ja. Tegelikult tahaks 2 panna. Nii. Kata. Nüüd sa oled ise ligane. Nii. Positsioon. Harjutusi tegema, jah. Et kui keegi ei tea, siis milline näeb välja õige võiku söömis positsioon, siis kohe näitame. Kurat, see laguneb hirmest. Kiiremini sööma. Cheers. Cheers. Nii, küünenukid laiali jää. Need võikud on kuidagi viimasel ajal väga hästi välja tulnud. Ma arvan, et asi on tomatis, vaata. Ma arvan ka, jah. Ja. Et see liha on teisejärguline.
mis kõige pullim on, No. viimase arme teeb võikuseid rebitud veisest. Jah. Kogu aeg. Eelmine kord oli Osso Puko ju. Ka veis. Ja väga hea, aga ka läks kaua aega. Ma ütlen ausalt, et mega hea. Jah. Minu arust võiks võinud veel rohkem liha olla vahel. Nüüd, et ma pean ütlema, saia valikuga panin pupsikusse. Sai oli hea. Sai oli hea, ta laguneb käes ära tõesti. Ta on hästi pehme. Mis sul firma nimi on? Fatser. Kui sa kirjutad peale street food, siis seda pean tänaval järelikult süüa saama. Seda on kogu tänav täis pärast, kui ma seda söön. Sorry, aga nii on. Kokkuvõtteks. Palun inimesed, siin on teie rebitud veiseliha, mida te küsisite. Siin oli võiku ja see on veisepõsk ja see on imeline, mis me praegu tegime. Arvestades, et see on meie 5. retsept täna ja me mõlemad vajutasime terve selle võiku endale sisse praegu, mida me tavaliselt ei tee, kui me ei jaksa enam. Me ei jaksa enam, aga näed, tegime ikka. Aga see oli... Me ei ole muidugi keskmisest nagu kõrgem IQ-ga inimest ka. Aga see oli tõesti väga hea. Jah. Et... Tehke nii ja siis on kõik väga hästi. Vot. Tule järgmine nädal tagasi, subscribe'i kanalile, pane like'i, kui sulle meeldib ja kui sul midagi öelda on, siis ütle siia alla. Tšau! Tšau!